Tere hommikust! Elvis ei saa meiega kahjuks ühineda praegu, kuna lähme vaatama, kus ta on. Väike emokiid istub siin. Elvis! Tere hommikust! Kõik on valmis juba ja vlogiga ei ole algust tehtud. Kõik on kohe riides ja hakkame vaikselt välja minema. Anna, kuule, viska Kertile telefonit. Kert. Päris tuuline. No nii. Ahoi. Tee juba valmis. Leidsin ka aega. Tee juba valmis. Nii. Ilm on hea, uus päev. Hommik hakkas jube kiirelt. Tegelikult me oleme mingi 3-4 tundi põlev olnud, aga mul läks selle eilse mondiga nii kaua, et kutid on siin mingi üle poole tunni juba autos minu järgi ootanud, aga see selleks. Nüüd olen ma siin, kotid on koos ja tänase päeva eesmärk, põhimõtteliselt ainus eesmärk on siis jõuda Islandi kõige vanema, nii-öelda, nagu ma aru sain, siis kõige vanema basseini juurde. See on selline kivist bassein, mida siis soojendab, kuhu voolab sisse vulkaaniliselt soe vesi või selline keisrivesi, ehk siis meie missioon on jõuda sinna, teha seal üks korralik suplus ja tee peal võib olla üks paras poisu korralikke, mõnusaid, ilusaid, lahedaid, ägedaid pilte teha, sellepärast et meie Instagrami feedid, tähendab minu oma mitte, aga kuttide Instagrami feedid kannatavad siin päris pikka aega juba. Kuidas teil on seal taga? Eriti Ralfi. Jaa, kindlasti. Cue music ja let's go! Kuidas transit on? Super hea pill on. Võtame endale. Võib öelda, et ma olen tõenäoliselt kõikidest tüüpidest kõige paremini valmistunud ja kõige paremini pakkinud, aga päikseprillid ma unustasin maha. Hädavajalik atribuut piltidel ja nagu ma aru sain, siis nüüd ka Islandil. Mille pärast? Sellepärast, et kui liustikele lähed, siis võib tekkida lumepimedus näiteks. Probleemid. Selles mõttes me oleme küll reisil, pahane ei saa olla, eks ole. Island on ilus ja sõit on tore, aga me sõitsime praegu tuimalt 2,5 tundi täiesti vales suunas. Sest tuleb välja, et siin on 2 Sarasimega kohta mingi jäin, mis on siis see kuradi bassein. Õnneks oli ilus loodus tee peal ja lahe vaadata, aga meil on nüüd 2 tundi veel sõitu. Ilm vahetus ka juba, nii et me läksime päikselisest ilmast mingi siukse vulkaanilise mingi asja peal. Kuigi meil on autos 7 tüüpi, kellel on jube hea tuju, siis paraku see suur Ford Transit hea tuju peale ei sõida. See ongi väga kiire tankimine teha, me saame rendifirmalt, kui sa siin auto rendid, sa saad mõnedelt rendifirmadelt kaasa ka tegelikult sooduskupongi küsida, tähendab, me saame juba igalt tankimiselt ja siis igalt liitrilt juba soodukat ja tanklates on igal pool, vähemalt selles OB ketis on siis tasuta wifi
ja saad võtta ka kohvi või kakaot siis tasuta. Meie loogika on siis see, et üks tüüp viskab oma krediitkaardi sisse, tangib ära ja ülejäänud teevad siis Wi-Fi'st talle kohe requesti peale ülekanded ära. Tead, siuke soliidne, rahaasjad on korras ja paak on täis. Sa pead enne summa panema. Ja palju me tangime, kas 5 tonni või 2 tonni? Siin on selline teema, et sa pead valima enne, palju sa tankida tahad. Valige alati natukene rohkem selles mõttes, või sellest ei juhtu midagi, sest tegelikult raha võetakse pärast kaardi pealt ikkagi selle eest, mis sa siis lõpuks tankisid. Kui Powerpuff Girl. ei tääbi. Välja arvatud Frank. Ma tegin elus 3. korda seda. Mis teil siin taga meeleolud on? Siuke kõht on tühine. Peaks poodi minema. Oleks kuskil, ma ei tea, hädises riigis või kuskil sõitnud 2 tundi vales suunas, oleks maru närvis, aga siin ei saa nagu väga vihane olla, vaata. Mina olen iPhone'i peale närvis. See iOS 11 on kohutav asi. Miks? Mul on juba selle 2 päevaga 3 korda see telefon kokku jooksnud, niimoodi ma ei saa kasutada seda. See on hea teema. Aitäh neile ka. Science in sport. Andsid meile mõnusaid tablette kaasa ja no siis mineraaltablette siis ja igast proteiinipaare ja vitamiine ja asju. Ehk siis väga head on. Meil on need energiašokolaadid ja batoonid igasugused, mille see Science and Sport kaasa andis ja kõigil on 1, Ralfil on siis igat portsjonit 2 nagu mõistagi. ja. No ma olen 2 korda suurem, teistest 2 korda. Pigem 4. Saime autol paagi täis ja otsime midagi süüa ja siis võtame samal suunal selle matka tagasi ette. Õnneks mängime tee peal paari lahedat kohta, vaatab, võib-olla saame mõned head kaadrid ja lahedad pildid sealt näiteks. Räägi meile, mis autod siin Valdal sõidavad. Valdavalt oleme täheldanud siin Toyotasi, maasturid, aga hästi palju ka väikseid Yaariseid, Auriseid ja Forde. Väiksed Fordi punn, Ameerika Forde. Hyundai X20 käis ka ikka läbi silmi. Aga kui Instandil sõidavad mehed japsidega, siis kas see paneb siis natukene usku muutma või? Ma arvan selles mõttes, et austad natuke rohkem seda? Ei, ma arvan, et tegemist on selles mõttes, et Toyota on kindlasti väga hea auto, aga ta ongi mega praktiline, mis ma arvan näitabki, et Islandi inimesed on nagu pigem hästi praktilised, kui siis mugavuste peal väljas, et siin ühtegi Mercedest, Audit, Porsche, BMW-d. Just üks. Kui teema puudutab autos ja Ralf nii ütleb, siis kõik kuulevad Ralfi selles mõttes, et auto asja see mees jagab. Hüva või? Päris rets, Kanafilee, tüke taoline, poolekilone oli 16 € näiteks. Ma võtsin mingi paki sinki ja banaani ja mul läks 8 € kuskil. 3 € saad siga suure paki kujatatud kala tegelikult. Mulle meeldis. Poes on käidud. Mina hävitasin siin kiirelt pakitäie sinki. Toit on maru kallis, pool kilo kana oli 16 €. Eks mõistlik ka siin Vulkaanisaarel ju ilmselgelt kanad ringi jookse kuskil vabas õhus ja tera ju ka nokkida pole. Piimatooted üsna kallid, välja arvatud siis see kohalik Islandi kohupiim või kodujuust, see skirr. Seal proteiini maitsega täitsa okei, nii et see on super luks. Mõtlesime siin korraks juba loobuda sellest basseiniüritusest, aga kuna me siin Islandil ikkagi ainult 1 korra ei oleme ja niipea kohe kindlasti tagasi tule, siis anname ka tuld vana sama tuldud teed pidi tagasi ja näeme siis juba seal basseini juures. Me oleme kuumaastikul ja üritame leida basseini, mida ei ole olemas, vaid on mütoloogilistes raamatutes. Ja me läks üle sõitnud. Meil ei ole 4x4. See on maastiku auto, aga me ikkagi otsustasime sellega siia Marsile ronida, sest siin peaks olema üks mingi äge bassein. Aga siin, kuskile maale nagu jõudsime, aga siin lähevad nüüd juba teed nii rabedaks, et otsustasime selle transiti sinna taha jätta ja selle mingi järele jäänud 2 kilomeetrit matkata. Valgustest veel nii palju on, et vast jõuame ära käia, sest autode... Näite teistele, kui rabe tee siin ees on.
kivid, mis maa seest välja tulevad, jube teravad ja võid iga kell meil rehvi ära lõhkuda, kui me sellega siia pärapõrgu nagu keset teed jääme, siis me ei jõuagi tagasi ja magame, vedame tänase öö siin. Muidu ei oleks hullu, aga lihtsalt meil on Airbnb eest makstud. Nii et nüüd me siis läheme ilma interneti, ilma kaardi ja ujumisriiete ja muu vajalikuta võõral planeedil matkama. See bassein pidi olema mingi paaritunnine ettevõtmine, aga sellest on saanud meie päevatöö, ega me suurt midagi täna enam rohkem ei joogi, kell on päris palju ja pimedaks läheb juba ka. Kõhud on ka juba tühjad, ega me suurt kaasa ei pakkinud. Igal ühel üks proteiinipaar näkku ja ma ei tea, mul mingid Finn Crispid siin praegu lohutavad natukene. Kõik on super, loodame, et sadama ei hakka ainult. Peetsime kõik asjad kotti ära ja suundume täpselt sinna, ei kuskile. Päris ränk koht või? Päris hull on. Livedad kivid ja palju otsas mis on ole, aga väga sööd. Kurat küll, aga räägivad kohalikud ikka, et seda basseini ei ole siin. Ma ei saa aru, me oleme siuke tunne, et pool saart oleme juba läbi sõitnud ja lihtsalt ei ole siin. No aga sa ei saa vihane ka olla, vaata seda place'i. Vend, päev otsa sa jalutad ja sa ei ütle meile, et sul on kotis veel üks termosed jagu teed. Ütlesin seda, keegi ei tahtnud enne. Ütlesid sa, jaa. Fuck, keegi ei kuule Kerti. Keegi ei kuule Kerti. Soliidsus säilitades ikka olema väljana. Et ärme hakka kuredi. Aga ei tee on ikka veel kuumrisk, väga mõnus. Aga praegu sinna selja taha vaatas tundub küll nagu, et kust kurat me tulime. Ma alati filmis mõtlen, kust kurat need inimesed tulevad, vaata ja jalutavad, kuhu sa lähed, kui sa vaatad. Kui te veel ei teadnud, siis tegelikult mul on viikingi nimi ka. See viikingi nimi on Elfus. Asinga. Jää hoidku ja. Ühesõnaga, nii meil ongi. Tõsta veits kõrgem alati, siis Raif jääb kolgusega, et väga luks. Ühesõnaga, põhimõtteliselt me ei ole kuskil kuuma vee keisris, kuskil mägedes, vaid täna mitte ja me raiskasime täna sisuliselt terve päeva seda siis nii-öelda mingit vanimat basseini otsides, aga põrusime haledalt, leidsime seest, me ei saa vihased olla, sest me leidsime seest terve hulga ilusaid erinevaid kohti, koskesi, jõgesi ja muid vaatamisväärsusi. Mina võin öelda, et vist kõige ilusam koht, kus ma kunagi käinud olen, ma arvan. Ja, selles mõttes ei saa nagu pahane olla, kuigi põhimõtteliselt ajasime terve päev tuult taga, õhku taga. Umbes 400-500 kilomeetrit. Jah, aga... 5 šoti kindlalt, jah. No korralikult. Üks ots juba valesse suunda oli 150. Jah, aga õnneks meil on Airbnb's olevas oma tünnisaun või siis selline soojavee bassein siin randal, nii et võtamegi praegu sellest, mis võtta annab. Teised külmavaresed istuvad seal sees ja sügavad, ma ei tea mida, igatahes. Ongi tänaseks kõik, näeme teiega juba homme, pidage meeles, olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteise vastu head, hoidke jalgpedaalil ja lõbu arvelt kokku ei hoia. Tšau. Pablo või? Kartell ja Medellin. Pablo. Ma äkka mingit varba mängu või. Sa mängi oma ette. Okei, head ööd.